Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ka täna öösel korraldasid venelased raketi- ja droonirünnakuid mitmete Ukraina piirkondade vastu, sealhulgas pealinnale Kiievile ja selle lähiümbrusele. Meil on stuudios julgeolekuekspert Rainer Saks. Tere päevast! Tere päevast! No eile jäi rünnakute alla ka reisirong ja õigeusu klooster. Kui hulluks need venelaste õhurünnakud praegu muutunud on? No tegelikult, kui aus olla, siis ma ei oska seda isegi panna nii väga selgesse konteksti, aga nad on tegelikult üsna igapäevased asjad. Et see, kui esile need uudised tulevad, sõltub väga palju sellest, mis on need teised sündmused, mis toimuvad. Nii et Vene armee ründab elumaju iga päev, ründab ka neid tsiviilinfrastruktuuri objekte droonidega iga päev, rakettidega siis harvemini. Aga see reisirongi tabamus oli nüüd nagu esimene kord, kus reisirong tabati teel, et varem on tabatud reisironge, kus on inimesed sees, on tabatud rongijaamades. Nii et ma arvan jah, et see on niisugune väga teadlik ja tahtlik Vene armee rünnak, et ikkagi katsuda seda Ukraina infrastruktuuri häirida niimoodi, et selline tavaline tsiviilinfrastruktuuri toime lõppeks. Ja tegemist ilmselgelt sõjakuriteoga praegu nagu Ukraina ei saa sellele ka nagu vastata, nagu täpselt nagu rünnatas omakorda reisirong, et Ukraina on rünnanud vedureid, mis on asunud depoodes, eks ju, nagu neid diiselrongide vedureid ja elektrirongide vedureid, aga rongi koosseise liikuvaid Ukraina niimoodi droonidega ei ole siiamaale rünnanud. No arvestades sellega, et need rünnakud Ukraina taristu, eluliselt tähtsa taristu vastu on sellel aastal viinud selle taristu eriti hullu olukorda, et Ukrainas on külm, elektrit ei ole, majad on kütteta. Ukrainal on tegelikult rahu või vähemalt vaherahu väga vaja. Kui suure surve alla paneb see rahukõnelused? No eks see ongi eesmärk nendel rünnakutel panna Ukraina pool nendel rahukõnelustel surve alla ja siis anda neid territoriaalseid järeleandmisi. No minu hinnangul see ei õnnestu. Võib-olla siin ka see üldine pilt ei ole võib-olla nii hull, kui ta meedias nagu praegu paistab. Aga Kiievis on kindlasti vist nagu selle sõja jooksul kõige hullem olukord, kuigi nagu meelest hakkab minema see, et 22 aastat talvel vastu 23. aastat oli ka väga kriitilisi hetki. Aga eks näis. Mina arvan, et Ukraina nüüd sellepärast territoriaalseid järeleandmisi tegema ei hakka. Et see, kas need territoriaalsed järeleandmised rahuläbirääkimistel tulevad Ukraina poolt või tule, sõltub tegelikult väga palju sellest, kas Euroopa USA suudavad eriti just Euroopa praeguses kontekstis, et kas nad suudavad piisavalt sõjavarustust ja muud abi tarnida Ukrainale, kui ei suuda, siis Ukrainal võib tekkida varem või hiljem see olukord, aga tegelikult, kui me vaatame, mis ka Vene poole peal on see olukord mitte niivõrd kriitiline, kuivõrd ikkagi väga raske ja see armee minu arust see võitlusvõime nüüd küll kasvanud ei ole siin viimase poole või aasta jooksul, et ta pigem on kahanenud. No tegelikult rahuläbirääkimiste puhul need viimased uudised kõlavad kuidagi niimoodi, et Ukraina president suhteliselt viisakalt ütleb, et me juba kuskile jõudsime ja siis sellele järgneb tavaliselt uudised, üldiselt küll räägitakse, et eriarvamused või lahendamata on veel territoriaalsed küsimused. Et sinna nagu kõrvale see lause tundub natuke kohatu, eriti kui sa ütled, et territooriumite üle Ukraina ei räägi. No ta ei ole praegu nõus rääkima ka järeleandma ja selles mõttes on ka täiesti arusaadav, et kui selles küsimuses Ukraina üldse mingid järeleandmisi teeb, siis mitte läbi selle USA presidendi mingi eriesindaja. Et see on nagu eraldi kõige kõrgema taseme kohtumise teema hüpoteetiliselt ja ma arvan, USA on nagu sellest ka nagu aru saanud, praegu ma pean silmas president Trumpi eelkõige, kes ka omakorda siis ei anna nagu välja enne, kui on mingi kokkuleppe saavutanud siis neid lõplikke lubadusi Ukraina julgeoleku tagatiste osas. Ja rääkimata Venemaast, kes oma nõudmisi ei võta ka maha enne, kui on see kõige viimane kriitilisem hetk. Aga mingites tehnilistes küsimustes on need läbirääkimisi peetud, mis on ka mitte vähe olulised, sellepärast, et need tehnilised detailid võivad segada, kui nad on kokkuleppimata suurte kokkulepete tegemist. Seal on ka mõned päris põhimõttelised küsimused, eelkõige nagu, kui siin vaadata kas ühe näitena, et kui USA soovib ütleme niimoodi, et kui USA soovib teostada seda monitooringut vaherahust kinnipidamise üle,
siis peab tal olema mingisugune võimekus seal kohapeal ka olla ja vot nendele tuleb anda mingisugune staatus, mingid õigused, garantiid omakorda ja see tegelikult on väga tehniline fail, aga väga suure poliitilise tähendusega ja selle läbirääkimine, kokkuleppimine on suur vaev. Nii et neid küsimusi on palju, mida on räägitud ja teine asi, mida siis Ukraina on nagu tõenäoliselt siis ka öelnud väga selgelt nii USA-le, võib-olla siis ka Euroopa poole, et seni kuni teie poolt pakutavad julgeolekugarantiid ei ole selgelt fikseeritud, me ei ole valmis nagu Venemaaga mitte mingisuguste kompromisside üle läbi rääkima. Ja eks see on Venemaa vaates ka oluline, et kui Venemaa tajub, et Ukrainal mingid garantiisid ei ole, siis ta loomulikult ainult kasvatab nõudmisi. Et see on nagu selles mõttes selline peenmäng, mida ei saa ajada niimoodi lihtsalt robustselt ja eriti meedias esinedes ja Ukraina presidendi sõnavõtud on, ma arvan, peamiselt tingitud sellest, et kuna USA president on siin aeg-ajalt välja öelnud, et Ukraina ei soovi nii-öelda seda rahulepingut alla kirjutada, mis on mitte päris vale, aga niisugune osalt vale arusaamine olukorrast, et siis Ukraina president lihtsalt ei taha lasta sellisel muljel tekkida. No vot, uudistest on tõepoolest raske aru saada, kus maal ollakse, et just üks viimaseid uudiseid kõlas kuidagi niiviisi, et USA annab julgeolekugarantiid, aga annab selle hinnaga, et Ukraina peab kindlasti andma ära Donbassi. No see on lihtsalt üks kild on ju. Selle minu arust ka mingid USA ametnikud kuulutasid valeuudiseks. Ma nii täpselt jälgin, aga kindlasti on praegu probleem selles, et siis kahepoolses suhtluses Venemaa ja USA vahel on Venemaa suutnud USA-le selgeks teha, et me võtame need territooriumid sõjaga ära nagu nii, et targem on need loovutada. No see on umbes niisugune mõttekäik. Ja USA president on selle kuidagimoodi omaks võtnud ja nüüd nagu soovitab nii-öelda seda Ukrainale soojalt. Aga ma ei usu, et ta tegi Venemaaga mingisuguse nagu üldise kokkuleppe selles osas. Selle kohta tegelikult mitte mingit kindlat infot ei ole. See on see, mida Venemaa nagu üritab jätta muljet, et USA president lõppis juba Venemaaga kokku, mis on need selle rahulepingu nagu siis niisugused põhilised põhimõtted. No vaat jõudsimegi sinnamaale, et kuidas selle praegusel ajaetapil on, et kes kellega õigupoolest räägib, et kui palju see protsess läheb veel sellisel viisil, et USA räägib Ukrainaga ja siis USA räägib Venemaaga ja kui palju seal hulgas on ka kolmepoolseid kohtumisi. Tõesti mitte küll presidentide tasemel, aga ametnike tasemel. No, presidentide tasemel kolmepoolne kohtumine on Venemaa jaoks ikkagi väga, väga suur nii sisepoliitiline kui ka välispoliitiline väljakutse tänu sellele imidžile, mida nad on ise kujundanud kogu sellest oma agressioonist Ukraina vastu. Aga kui te panete tähele, siis ka Venemaa president nüüd viimastel kuudel jälle pole rääkinud seda, et Ukrainas on ebalegitiimne president. Need ühesõnaga siin ka need märgid, ma ei nimetaks seda mingisugused püsivad muutused ja nüüd kindlad märgid, aga ütleme siiski Venemaa hetkel mingil põhjusel seda teemat väldib. Vahepeal oli see väga tugevalt üleval ja nüüd on ta kuidagi jälle nagu radarilt ära kadunud. Ja see ei ole juhus. Aga ma arvan seda, et kindlasti on neid kõnelusi palju rohkem kui seda, mis on meedias näha. Ja ma ei pea silmas siin isegi nagu mitte nagu delegatsioonide laua taga istumise, need on meedias kõik olnud nähtavad. Aga nagu vahetuid nagu suhtlusi siis nagu kas siis telefonitse või mingis muus infokanalis. Ja tegelikult peab ka arvestama ka seda, et ega ka Ukrainal ja Venemaal on otsekontaktid olemas, ega nad ei puudu täielikult. Aga nende kaudu ei ole võimalik nagu pidada nagu selles mõttes tõsiselt võetavaid läbirääkimisi. Aga see võib ka teatud hetkel USA-d üllatada. Et ma olen tõesti kindel, et ega Venemaa nüüd ei kasuta ka ainult seda ühte formaati selleks, et seda protsessi selle rahulepingu ümber kuidagi ütleme paremini kontrollida. Tal on siin võimalusi nii Araabia riikide kaudu kui ka Türgi kaudu veel mingisugused täiendavaid liine ajada. Aga suures plaanis ma ikkagi olen veendunud, et ka Venemaa saab aru, et kui USA selles mängus ei ole, siis on väga raske neil üldse kuidagi moodi saavutada sellist nagu neile enam-vähem sobivat mingisugust kas vaherahu või rahulepingut, sellepärast, et mis on Venemaa jaoks kõige suurem oht on see, et
et kui USA ei ole kaasatud sellesse protsessi nii, nagu ta praegu on, siis on see oht, et Venemaa võib kaotada kontrolli nagu selle üle, mida USA Ukraina suunal teeb ja võt seda nad tegelikult pelgavad kõige rohkem. Nüüd Euroopast rääkides. Gröönimaa teema on mitu nädalat väga teravalt üleval olnud. Kui palju on see eurooplasi pannud täiendavalt muretsema hoopis oma asjade pärast ja tõmmanud tähelepanu ära Ukrainalt? Sest keegi ei saa päris täpselt öelda, mis juhtub siis, kui mingi probleem on meil ja kas ameeriklased tulevad appi või mitte. No kahtlemata on pannud. Aga no me näeme, et Taani kuningapaar on praegu Eestis visiidil ja Taani välisminister on ilusasti delegatsioonis, teeb siin aktiivselt kohtumisi ja ikkagi ütleme siis niimoodi, et see ei ole siis eksistentsiaalne kriis, et Taani suudab jätkata normaalse kavandatud oma poliitika elluviimist ja kindlasti on see ka Taani jaoks väga tähtis visiit, ma ei taha siin nagu absoluutselt seda kuidagi nagu marginaliseerida ja Taani on ju Eesti sellesse julgeolekusse väga oluliselt panustav riik. Täpselt samamoodi nagu Taani on üks olulisemaid riike, kes on nii-öelda Ukraina toetajate hulgas ja Taani panus on väga-väga oluline olnud, ma ütleks niimoodi, et isegi kõik need, kuidas toetada Ukraina kaitsetööstust ja nende formaatide väljamõtlemine on ju suuresti taanlaste initsiatiiv ja veetud, mitmed ka projektid veetud taanlaste poolt, nii et selles mõttes kindlasti ukrainlaste jaoks on ka see Gröönimaa kaasus üsna häiriv, sest Taani on sunnitud kulutama oma nii-öelda prestiižikrediiti ja hoopis nagu teistsuguste küsimuste lahendamiseks, mis ei ole tegelikult ei NATO-le ega ka USA-le absoluutselt vajalikud. Ja kuigi siin nagu võib-olla mingisugune grammikene põhjust on USA-l osundada näpuga Taani ja Gröönimaa poole siin nagu julgeoleku teemadel, siis see kindlasti ei vääri nagu sellist suurt kampaaniat, nagu siin USA jaanuari alguses korraldas. Esmaspäeval ütles NATO peasekretär Euroopale, et ärge arvake, et Euroopa suudab ennast ise kaitsta. Kas sealt võis välja lugeda, et Euroopa ei saa sellega mitte kunagi arvestada, et ta suudab ennast ise kaitsta? No seda peaks nüüd lugema nagu kahte moodi, et ütleme siis peasekretär Rüütel ütles välja nagu sellise natukene vulgaarse Euroopa retoorika suhtes, mida me siin mõne Euroopa riigijuhi või valitsusjuhi poolt oleme näinud harrastatavat, mida me siis võime kokku võtta siis sellise formula, et Euroopal on vaja strateegilist autonoomiat. Ja niipea kui USA on öelnud, et hakake siis tegema, siis kaob see retoorika kuhugi ära. Ja see ongi nüüd see, mida tegelikult Rutte tagasi peegeldab meile. Ja siin on nüüd nagu mitu erinevat tasandit, et ei ole mõtet rääkida sellest, et Euroopa üldse ei suuda ennast kaitsta. Ei suudab küll. Aga küsimus on, mis tasemel ja missuguse vastase ja missuguses kontekstis, eks ju, vaenuliku rünnaku vastu. Ja siin jällegi tuleme tagasi selle juurde, mida ka Rütte mainis, on tegelikult kõige olulisem NATO heidutus ei ole mitte see artikkel 5, millest meil enamasti meedias räägitakse nagu selles kontekstis, et kõik hakkavad koos vastu. See on ka tähtis see kollektiivkaitse printsiip. Aga heidutus see, et seda rünnakut ei toimu NATO liikmesmaade vastu, põhineb kartusel, et USA võib vastata tuumarünnakuga. Et see USA tuumarelv on see, mis tagabki selle suure heidutuse ja seega siis ka selle kaitsevõime. Et seni, kuni see hirm domineerib, seni on see tegelikult just nagu selle NATO heidutuse põhialus. Kõik muud asjad tulevad sinna hiljem juurde. See artikkel 5, nagu see, kas Island liitub kohe aktiivselt mingi kaitseoperatsiooniga, ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Ja Islandi otsuse taga käivitada siin mingisugust sõjalist operatsiooni mõne teise NATO liikme riigi kaitseks. Parlamendi otsust hakka mitte keegi mitte kunagi ootama. Aga see on niisugune näide ja vastupidi ka, et kui on probleem, ütleme seal Islandi endaga, siis me ei hakka siin mõne teise riigi otsustusprotsessi taga ootama, vaid see mingid kaitsemehhanismid käivituvad. Ja lõpuks käivitub see artikkel 5 ka, kui vaja on. Aga mis on nüüd nagu tähtis, on see Rütte sõnum, et selleks, et me suudaksime üles ehitada samasuguse heidutuse nagu USA-l, on vaja täpselt, ütleme, ligilähedasega võimetusega, ütleme siis tuumarelva. Ja võt seda Euroopas ma olen täiesti kindel, mitte keegi ei ole valmis tegema. Ja ka sama Prantsusmaa, kellel on juba tuumarelv või Suurbritannia, sellest üksi jääb väheks, ei ole mõtet nagu rääkida, et sellest piisab, kindlasti mitte.
ja teiseks seda on võimalik arendada nii edasi, aga see on tohutult keeruline kompleksne teema ja väga kallis ja selle ülesehitamine, see ei ole isegi mitte siin 10-20 aasta küsimus, vaid see on palju pikem. Ja vot selles vaates nagu tõesti ei ole sellele USA heidutusele alternatiivi. Analoogset lugu me näeme Hiina ja Venemaa vahel, miks on Hiinal Venemaaga vaja seda koostööd, sest Hiina tuumarelv on suhteliselt tagasihoidlik, see ei taga piisavat heidutust USA vastu ja kui ütleme kas või visuaalselt on see koostöö Venemaaga sellisel tasemel, et nagu USA on sunnitud arvestama Hiina suunal ka võimaliku Venemaa tuumarelvaga, siis see heidutus on juba hoopis teisel tasandil. See ei ole võrreldav selle NATO struktuuriga, aga sellegipoolest Hiina saab aru, kuigi ta tahaks endale samasugust tuumarelva, aga et selle loomine võtab niivõrd kaua aega ja on niivõrd kallis, et praegu ta ei saa nagu lihtsalt oodata ja et oma tegevusi selle järgi planeerida, tuleb siis kasutada seda nii-öelda Venemaa jõuõlga siin küsimus. No meil on siin viimastel päevadel tulnud ka paar kokkulepet või uudist selle kohta, tegevuste kohta, mis peaksid lõppfaasis tegema Venemaa elu ikkagi natuke ebamugavamaks. Ja üks neist on 14 riigi kokkulepe, mis räägib sellest, et takistada Venemaa varilaevastiku liikumist Läänemerel. Kui oluliseks sa seda pead? Ta on põhimõtteliselt väga oluline. Nüüd vaatame, siin on ainult üks suur küsimus ja aga. Et kas seda suudetakse piisava sisuga täita, praktikas realiseerida. Ta ei ole nüüd nagu selles mõttes selline leppe, et me peatame kõik Vene varilaevastikud need laevad, eks ju, ja konfiskeerime või toome nad lihtsalt kas ajutiselt kuskil sadamasse. Vaid, nii palju kui mina aru saan, selle leppe sisu on see, et kui need laevad, mis kuuluvad varilaevastikku, on pandud näiteks ka sanktsioonide alla või mingite sanktsioonide, mingite piirangute alla, kui nad ei vasta oma mereõigus, kui nende navigatsioon ei vasta sellele mereõiguse reeglitele ja muudele seadustele, et siis on võimalik neid peatada ja nendega siis midagi nagu ette võtta. Ja mida siis nagu see teine samm ongi, et kavatsetakse kontrolli nende laevadele kuidagi tugevdada. No siin on tegelikult väga palju nagu esialgu küsimärke, sellepärast, et siiamaale ei ole suudetud siin Läänemerel nagu seda kontrolli peaaegu üldse mitte teostada. Väga üksikutel juhtudel ja ka nagu ei ole kõige paremini alati välja kukkunud. Nii et ootame nagu, aga muidu jah, ma ütleks, et signaalina niimoodi, et see on väga tõsine asi ja kui seda suudetakse ka sisuga täita korralikult, siis on see juba tõsine probleem Venemaa jaoks. Teine asi, Euroopa Liidu riigid on teinud lõpliku kokkuleppe, et järgmise aasta 1. jaanuarist lõpetatakse täielikult Vene gaasi ostmine. No tundub küll, et läks palju aega, aga on see realiseeritav ja on see hiljaks jäänud kokkuleppe või tuleb meil täna selle eest nagu selle kokkuleppe tegijaid siiski tunnustada? Ei tunnustada kahtlemata tuleb sellepärast, et küsimus ju selle otsuse venimisel ei ole ka niivõrd selles, et inimesed ei saanud aru, et mis on hea ja mis on halb, vaid küsimus on selles, et seda gaasi asendada kuskilt mujalt toodava gaasiga ei ole niisama lihtne. Ja me ei räägi ju siin ainult nagu LNG-st, eks ju, sellest, mida saab laevadega transportida siin Euroopa sadamatesse, kuivõrd ikkagi ka toru kaudu tulevast gaasi ostmisest, millest loobutakse veel varem kui sellest täielikult LNG ostmisest. Ja siin ka on päris suured probleemid, millest Euroopa Liit oma sisemiselt on pidanud üle sama vastulobi oli ka tugev. Paljud Euroopa firmad on investeerinud nendesse LNG tootmise projektidesse Venemaal. Ja seda üldse mitte sellepärast, et firmad oleks kuidagi eetiliselt täiesti valel pinnal, vaid see on ju olnud riiklik poliitika väga, need investeeringud ei tekkinud aastal 2022, vaid seal 10 aastaid tagasi, need on pikaajalised nagu sihid olnud. Et kokku on kukkunud ikka kogu see Euroopa Liidu ja liikmesmaade valesti arvestatud poliitikas, mis siin tekkis siin 2000. aastatel või 90. lõpus 2000. alguses, see on osutunud valeks. Et väga ei ole mõtet näpuga näidata nagu üksikutele firmadele, kes seal on tegutsenud ja nüüd, mis on tähtsam, on see, et sellest hetkest alates, kui see nüüd kõik jõustub, siis ikkagi Venemaa kaotab lühiajalises perspektiivis väga suure osa oma sissetulekutest, aga siin on terve rida veel küsimusi. Venemaal on vaja partnerid, et hakata seda LNG sõltumatult tootma,
muudele turgudele minemine ei ole niisama lihtne, see on palju kallim ja kaotatakse ära kõige rikkam ja kõige stabiilsem turg, mis neil üldse oma mineraalidele oli. Ja ma olen üsna kindel, et kui Euroopa Liit on juba kord selle otsuse teinud, siis isegi kui Venemaa siin lõpetab sõjategevuse, saadakse kuidagi mingisugused rahulepingud, asjad paika, siis seda otsust siin lähemate aastate jooksul keegi tagasi ei pööra ja võib arvata, et näiteks juba siin kas või kogu Põhjamaade seltskonnal on võimalik juba ainuüksi blokeerida. Kui keegi tahab seda otsust hakata ka ümber vaatama, siis lähikümnenditel ma olen täiesti kindel seda ümber ei vaadata ja siis on juba kujunenud mingi täiesti uus reaalsus ja siis on juba väga ja ütleme niimoodi, et sellele tasemele nagu Venemaa müüs mineraale, siin gaasi ja naftat Euroopasse, sellel tasemel ta mitte kunagi enam tagasi ei jõua. Ta võib kunagi tulevikus pääseda osaliselt tagasi Euroopa turule heal juhul, aga see võtab ka väga palju aega, nii et see hakkab väga oluliselt mõjutama Venemaad, Euroopat ja tegelikult kogu globaalset keskkonda. Ja enne kui me lõpetame, mis rindel toimub, et ma kuskil mingis uudise pealkirjas küll vaatasin, et venelased väga tublisti ründavad, aga ometi rindejoon ju mingeid venelaste väga kõvasid edasiliikumisi ei näita. Ütleme, siin on niisugused lokaalseid liikumisi ja Venemaa panustab väga palju infosõtta, praegu edastatakse nagu massiivselt neid teateid siis oma sõjalise edu kohta ja isegi tegelikult kui süüvida nagu sellesse teadetesse, mida Venemaa siis räägib oma sõjalisest edust, mis on ikkagi tõenäoliselt suurem osa valeteated, siin on ka neid ümber lükatud Ukraina armee poolt, siis ka need teated, isegi kui nad tõsi oleks, tähendaks niisugust marginaalset pisikest edasiliikumist mõnes üksikus punktis, nii et ukrainlastel kindlasti raske on, Vene armee käes on initsiatiiv, selles ei ole kahtlust, pealetung jätkub, aga edu niisugust, mida võiks pidada nagu reaalselt suuremaks edasiliikumiseks nagu praegu Vene armee, ütleme siin alates detsembri keskpaigas saavutanud ei ole. Rainer Saks, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Palun. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris reedel. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.